No tšau, teate, me tegime siis eelmine kord pastat ja nüüd ma mõtlesin, et võiks midagi pastast teha ka, aga süüa on nagu kole palju. Näe, kaks pokaali on ka. 2 potti ja 2 pakki krevette ja... No mis toimub? Ma üksi küll ei jõua nii palju ära süüa. Jaa! Ellen pidi ju külla tulema. Tšau, Ellen! Tšau, Rauno! No nii, tere! Jõudsid ka kohale? Lõpuks jõudsin. No mõtle, kui tore, et sa ikka Tartust ära kolisid. No. Yeah. Nüüd on natuke lähemal, on ju? Saab koos süüa teha. No nii, aga räägi natuke endast. Nii, issand, millest ma alustan? Oota, ma alustan kõigepealt sellest, et me paar päeva tagasi just arutasime, et kus me siis tuttavaks saime. Ja ütleme niimoodi, et me teame päris mitu aastat vist juba 11. Aga me ei tea, kust. Ja ma millegipärast mäletan, et me matchisime Tinderis. Aga sa ise ka ei mäleta ju. Ma olen täiesti kindel, et sa ei saanud Tinderil. Ma olen Instagram. Ma olen täiesti kindel Instagram. Aga ma teadsin juba sind enne, kui me Instagramis kirjutasime. Siis oli see saatus. Siis oli saatus. Okei, et... Aga räägi natuke endast. Nii, mina olen Ellen. Ma olen Tartust. Nüüd kolisin pühapäeval Tallinnasse. Nagu täitsa alle. Nüüd ma täitsa kolisin just. Ja olen jumestaja juba varsti 7 aastat. Ja nüüd töötan Äripäevas. Olen akadeemia suurkliendi haldur. Eelnevalt töötasin pangas. Seda ma tean, ja süüa mina teha ei oska. Kohe niimoodi, tuleb siia. Kuule, mina süüa teha ei oska, aga no fine on ju. Rauno õpetab. Vaatame, mis me teha saame siis. Aga teeme siis täna krevette äkki? Teeme, okei. Et me teeme siis täna pastat krevettidega ja krevettide puhul, mis on eriti hea, mis ma sind tegema panen, on see, et ma panen sind krevette koorima. Aga krevetid ma panen kõigepealt üldse vette, et need saaksid rahulikult sulada. Kas on külm või soe vesi? See oleneb täitsa sellest, kui kiire sul on. Kui sul on kiire, sa võid kasutada soojemat vett, kui sul ei ole nii kiire, siis sa võid kasutada täiesti külma vett ka, et külmas vees nad lihtsalt sulavad rahulikumalt, aga kui sa kasutad sooja vett, siis pigem mitte kuuma, vaid siukest, no ütleme, käesoojast soojemat. Ja sa võid ka teha niimoodi, et lähed nii-öelda järke mööda, lähed kogu aeg aina soojemaks ja soojemaks. Nii, ma viskan nad meil nüüd kraanikaussi, lasen natuke veel soojemat vett peale, et meil ilusti kiiremini läheks ja samal ajal siis, mis sa meil teed? No, lihtsalt ilus. Okei, tüüpiline. Tullakse kööki siis, me oleme lihtsalt ilusad. No selge, aga... Ma võin midagi teha küll. Mida sa mulle teha usaldad? Mida ma sulle teha usaldan? Teeme niimoodi, et ma usaldan sulle sibulaid hakkida. Oled sa sellest kindel? Päriselt või? Nii kardad või? No viimati ma hakkisin neid võib-olla 6 aastat tagasi. Okei. Et... No aga proovi. Ma mõtlesingi, et täna võiks rohkem emotsionaalsem olla. No näed, no siis saabki. Aga tead, kas sa tegelikult tead, mis... Oota, sa juba haki. Juba, okei. Lõika otsad maha. Okei. Ja teisest otsast lõika natukene, mitte täitsa läbi. Mul on tunne, et sa lihtsalt tahtsidki seda nalja teha, et Ellen tahaks näha su tõelisi tundeid, emotsioone. Ära ole nii kalk, lõika sibulat. Et jah, me oleme natuke sarkastilised mõlemad, et meile siuke asi sobib. Aga tead, mis tegelikult sibula puhul nutma ajab? Nii. Ensüümid ja gaasid, mis tulevad, kui sa sibulat lõikad. Ja kui sa lõikad seda nürinoaga, siis need gaasid eralduvad palju, või nagu neid gaase eraldub palju rohkem. Aha. Tegelikult see on lihtsalt, see on tegelikult sibula kaitsemehhanism, et ajada sind nutma lihtsalt. Sama. Nii, okei, ma vahepeal tahan natuke juba veini. Et sulle vein sobib, on ju? Jaa, väga. Jaa! Nii, aga räägi üldse, kui palju sa nagu süüa teed. Sa võid siia need visata. Ütleme, kuna ma nüüd aasta tagasi üritasin hakata natuke rohkem toitu süüa, siis ma teen rohkem sellist võib-olla kergemat, ütleme, juurikaid ja kala, krevette. Ma üritan nagu hästi lihtsaks üritan endale teha seda
toidu tegemist, sest ega mul ei ole nagu otseselt iseendale mõistlik teha ka mitu tundi. Okei. Aga no selles mõttes me täna tegelikult see pasta, mis me täna tegeme, see on hästi suvine. Et siia lähevad kirstomatid, seesama valge vein, mida ma juba siin vaikselt avan on ju, ja natukene ka siis muid köögivilju. Et tegelikult see valmib hästi kiiresti ja tegelikult on hästi mõnus. Mis veini? Chardonnay kasutame. Et jälle natuke kuivemat veini mereandide juurde ja natuke tsitruselisemat ka. No nii, läheb. No näed, kui hästi läks. Sa lõikad nii või? Ma ei tea, jah. Kuidas sa tahad, ma lõikaks? Ma tavaliselt nagu lõikan pooleks ja siis ma pööran ta nii ja siis lõikan niipidi. Sa ei pea nagu täitsa nagu, aga sa võid täitsa ilusateks ruudukesteks ta ka lõigata. Et siis on nagu väga hästi. Et kui täna miski juhtub, siis see on kindel, et Rauno on traumeeritud Elleni kokaoskustest. Minu meelest on väga hea näha, et Ellen oskab väga põhjalikult sibulat hakkida. Et vähemalt midagigi. Aga räägi üldse, kui palju sul siis see söögi tegemine arenenud on edasi? No pigem on. Ma ei ütleks, et ma ei oskaks üldse süüa teha. Eks ma ikka mingi past bolognese. Aitäh. Cheers. Väga hea. No ega ma siin mingi halva veiniga ei tule kostitama, on ju. Muidugi. Nii, ma panen vahepeal juba selle Rauno ja slaki veel kõrgemale. Ma panen pasta vee vahepeal juba keema, sest sellega läheb natuke aega. Ma tõmban natuke neid asju siit eemale, muidu pärast läheb äkki kärssama. Aga nii, ma vahepeal siis haakin siin juba küüslauku. Aga et selles mõttes sa oled nüüd harjutanud natuke, nüüd on juba nagu kogemus olemas. Aga kas sa nagu katsetad ka erinevate köökidega või? Tead, ma ütlen sulle täiesti ausalt, pigem ei. Ma olen selline inimene, et varem vähemalt, nüüd ma olen hakanud vähemalt uusi mingeid maitseid proovima, et nüüd tuleb pisarad küll. Et ütleme, et varem, kui ma läksin kuhugi sööma, ma võtsin alati ühte sama praadi, sest ma teadsin, et see on kindla peale minek. Ja siis ma otsustasin, et olgu Ellen, sa pead midagi uut katsetama, ma olen hakanud uusi selliseid võib-olla väljakutseid endale otsima näiteks toidu restoranides, et ma ikkagi proovin näiteks austrid ära, mis ei olnud üldsegi hea kogemus. Mis mulle väga ei maitse. Mul seisis, jumal tänatud, ta ei saa eesti keelest aru, aga mul seisis selle samuse restorani omanik kõrval ja jälgis mu reaktsiooni, kuidas sulle siis maitseb ja ma tundsin, kuidas ma seesmiselt suren. Ma läksin peaaegu nutma hakanud, neelasin selle austri alla, ütlesin väga huvitav. See oli mu viimane auster. No mul oli enam-vähem samamoodi, siis oli see, et proovime austrid, on ju. Siis on nagu, ei, sa proovisid valesti, vaata, proovin nüüd šampanjaga, on ju. Siis ma proovisin selle teisega ära, aga ega see paremaks ei läinud. See ei lähe, see on lihtsalt... Aga andke meile ka teada, kas te olete nagu austrid proovinud ja kas teile maitsevad, ma tahaks küll teada. Kust on see koht, kus tõesti suudate meid panna austreid armastama? Võib-olla tuleb sellest fritüürist läbi lasta. Äkki siis, sest asiaadid minu meelest lasevad, paneerivad ära ja lasevad fritüürist läbi. Ma hakkasin niimoodi seda, kuidas see on oktopus, 8 jalg. 8 jalga niimoodi hakkasin sööma, et fritüürist oli läbi käinud, siis ta on päris okei. Aga kas ta nagu kõvaks ei lähe või? Ta on siuke veits nätska, kui ta liiga kaua hoida. Näed, küüslauk juba tehtud. Väga hea. Kui kiire sa oled? No ma olen harjutanud ka natukene. Sa iga päev siis võtad omale selle 3 tundi ja hakkad kokkama või? Ei võta. Kuidas see sinul käib? Ütleme niimoodi, et vahest on Bolt ja Bolt ka ikka. Jah, mul on ka see. Aga selles mõttes mul ikka süüa, nagu kui mulle meeldib teha, siis ma teengi niimoodi, et ma teen täies vaikuses. Et ma nagu ei pane mingit muusikat käima, ega mul telekast taustaks ei mängi, vaid mul ongi see, ma olen üksinda köögis. Nüüd läheb kogu meik laiali. Sõnad saavad otsa, kas tõesti Eestimaa on nii ilus või? Kas Sibul on nii ilus või? Mul on lihtsalt nii kurb, et ma teda lõikan. Kahju hakkas. Nii, aga ma pean ausalt tunnistama, arvestades see jutt, mis sa nagu alguses rääkisid ja võrreldes see, millised su sibulad praegu on, nagu
ma ütlen ausalt, ma olen kergelt nagu šokis. Et tegelikult ma valetan kõigile. Tegelikult et sa lihtsalt ei viitsi süüa teha. Iga kord ma peaks omale Tinderisse ka kirjutama, et ei oska süüa teha, siis nagu nad teavad kohe, et seda ei saa minult oodata ja siis mingi hetk on nagu surprise. Surprise. Tegelikult sa ei annagi seda kunagi märku, peab kogu aeg restorani sööma minema. Täpselt. See ongi minu strateegia. Nii, aga siis sibul on meil tehtud. Jah. Siis võtame kirstomatid ette ja kirstomatite puhul siis lõikame lihtsalt nad pooleks. Okei. Ja oma sibula pane. ma arvan, sa võid sibula panna minu lõikelauale. No nii. Siis mul on siin natuke rohkem ruumi. Siuksed ülekanded käivad, noh. Sa oled harjunud vist sellega pangas. Absoluutselt. Nii, võtan selle kobara, jah? Ja, just. Ja täpselt pooleks. Ja. Ja kõik. Midagi muud pole vaja. Okay. Aga lõika, näed, pidu. Sa võid lõigata teistpidi. Nii pidi. Just. Siis tal on rohkem seda nii-öelda pinda, millega ta kuumus saab. Ja siis ta nii-öelda küpseb kiiremini ja paremini. Nii. Ma liiga palju ei saa ka võtta, pärast sa oled ilma jälle. Mida sa nae? Minu süü ei ole, kui sina nii rikutult mõtled. Mina ei ole üldse rikutult mõtled. Ma olin puu otsas, kui pauk käis. Keegi ütles kunagi, tahtis sama lauset öelda, aga ütles kogemata, et ma olin paugu otsas, kui puu käis. Siis ma olin nagu, okei. Et kas sa tõesti mõtlesid seda või? Siis ta oli nagu, oota, mis ma siis ütlema pidin? Et sa olid puu otsas, kui pauk käis. Aga mis ma siis ütlesin? Paugu otsas, kui puu käis. Ma olin nagu, kus see puu käis ja okei, lõpetame ära, see teema läheb. Läks nii sügavale ära. See teema läheb nagu väga kiiresti eskaleidib lihtsalt. Aga oota, sa hakkasid rääkima, et siis sa oled katsetanud austritega, aga mis sa veel teinud oled? Seal on veel. Vaata, kui prille ei ole kaasas köögis. No ütleme niimoodi, et ma olen avatud näiteks India köögil, mul on väga hea sõber, kes on pärit tegelikult originaalselt Indiast ja siis tema tutvustas mulle India kööki. No ja Aasia siuksed, ütleme, ma olen nagu avatud uutele veel avastustele, rohkematele. Ei ole nagu sellist, ei pane kätt ette, aga üks asi, mida ma ei saa sust on see, näed, tee, mis tahad. No ma arvan, siis sa ei ole minu tehtud seeni saanud lihtsalt. See on sama nagu austritega. Ei, see ei ole, ma ei söönud ka kunagi seeni. Aga siis sa pead õppima nagu hästi tegema, siis on kõik hästi. Võimalik. Nii, nüüd koorime siis krevetid ära. Krevetide puhul, mis me teeme, me tõmbame siit, hoiame siit kinni ja tõmbad sabast. Ja näe kogu lugu. Ja siis siit kõhu alt ajad pöidlad vahele ja tõmbad. Ja näed, vaata kui lihtne. Ja siis ongi. Väga lihtne on ju. Et kusjuures minul on see, et mul on viimasel ajal hakanud nagu eriti meeldima siuke Aasia köök ja India köögiga ma võib-olla peaks ka katsetama, et andke mulle kindlasti teada ka, et kas te tahate India köögist midagi ka. Mis meil siin Tallinnas selline popp-koht on, kuhu inimesed peale pidu tavaliselt sööma läksid, et kuhu muidu ei läheks elu sees, aga peale ütleme siuke. Seal kunagi oli Vabaduse väljakul oli üks, mis oli see, mis ma isegi ei mäleta, mis selle nimi oli, Loka. Ei, mitte Loka. Söögiplats oli jaa, aga see vahepeal omanikud vahetusid, üritasid seal teha mingit tervislikku värki ja see tervisliku asjaga nad läksid põhja lihtsalt. Aga nagu seal oligi see, et nagu päeval ei oleks mitte keegi sinna läinud. Ja siis, kui oli nagu peale pidu vaja kuskile minna, siis nagu kõik teadsid, et jaa, me lähme söögiplatsile. Jaa. No pudel on võib-olla kahe peale. Pudel, see on nagu pool pudelit näkku siis? No jah. Sinuga on ikka eriti hea jooma minna. Minuga on väga odav. Mulle piisab nuusutamises. Issand jumal, mida? Jaa, kahjuks küll, või kahjuks või õnneks. Oi, näe, vesi tõusis ka keema. Ma panin seekord eriti varakult vee keema, sellepärast et eelmine kord, kui ma üritasin, me tegime neid njokisid, siis oli see, et vesi ei läinudki keema. Ja siis ma ootasin nagu mega kaua. Nüüd ma keerendan siukse vaiksema tule peale. Me oleme kohe valmis, sest ka või?
ja, et me saamegi varsti tegema hakata, aga noh, pasta läheb selles mõttes nagu nii viimasena. Et meil on täna ise tehtud pasta. Seda sina ei pidanud tegema. Sääst, ma olin lihtsalt ilus. Sa olid lihtsalt ilus. Et jah, et oled sa üldse ise teinud pastat? Ei, absoluutselt. Ma vaatasin, jälgisin kõrvalt, kuidas sa teed seda. Ja ma mõtlesin, et see ikka on väga suur vaev tegelikult seda teha ise. No ütleme niimoodi, et eks see nõuab natuke vilumust ka, et see, et sa võtad kätte võib-olla kohe, siis natuke esimene kord võib-olla ei tule nii hästi välja, aga noh, teine ja kolmas kord läheb juba päris hästi, nii et võikski jääda tegema nagu. Nii, ja siis ma annan sulle paberit. Väga palju paberit. Mis sa teed sellega? Kui võtan krevette. Just, miks? Et nad ei läheks lõgaseks. Et nad ei läheks lõgaseks. Ei, selle jaoks, et kui me paneme nad õli sisse, nad ei hakkaks pritsima. Vot sulle. Et kui pane nad lihtsalt peale, see ei pea isegi laduma, võta peoga lihtsalt ja pane nagu niimoodi, et nad ei oleks lihtsalt üksteise peal. Teine peale. Nii. No nii, väga hea. Nii, patsuta nad ilusti kuivaks. Ja siis saame praadima hakata. Nii, me teeme niimoodi, et me praeme krevetid enne ära, sest kes ei tahaks siis mõnusat krõbeda koorikuga krevetti on ju. Sest krõbekoorik on kõige parem, kui on kreveti puhul, eriti see siuke kuldne on ju. Ja siis me maitsestame ta nii-öelda natuke küüslaugu, natuke tšilliga ära, soola, pipart ja siis saame hakata kastet tegema. Nii et davai, ma annan sulle selle au. Kõik ei saa nagu nii korraga visata. Nii, okei. Nii, teeme näiteks siit pooleks. Vaata kui hea. Jah. Nii, ja nüüd tõsta koos paberiga ja vala lihtsalt panni peale või poti peale. Me mõtleme, et panni ei ole ju. Poti sisse. Nii. Ja siis ma lihtsalt iskan sinna sisse. Aga ilma paberita. Ja ma saan aru. Oota, ma proovin ükshaaval äkki. No proovi. Korras. Ma panen ükshaaval. Või on halb nii või? No võimalikult kiiresti Tempo. siis. Okei. Sest muidu osad küpsevad juba ära, teised jäävad tooreks samal ajal. Sellepärast ma telingi toitu Boltiga. Boltiga on lihtsam, jah? Jah. Nii, ei, rohkem ei saa praegu. Nii, kui sa paned liiga palju krevette korraga pannile või potti, siis või üldse nagu küpsetad korraga, siis nad hakkavad hauduma. Ja siis nad lõpuks ei ole nagu krõbedad, nad ei ole head, nad on sellised nagu midagi on, aga midagi ei ole ka nagu. Sellepärast ma panengi nad pärast. No siis teeme uuesti. Cheers. See on nii hea, ma ei saa. No ma räägin. Ma ei saa teemale hoida. No see vein sobib ideaalselt krevettide juurde. Väga hea. Nii, nüüd võta noaga natukene küüslauku. Defineeri natukene. Natukene veerand sellest kogusest umbes, jah, umbes nii palju. Nii, väga hea. Natuke võid vist isegi veel panna. Mulle nii meeldib küüslauk. Siis oleks pidanud kohe rohkem küüslauku panema. Nii, siis ma panen tšillit. Tšilli sulle meeldib? Jah, väga. Väga, no siis paneme. No selles mõttes, et... No ikka normaalselt. No ikka normaalselt. Mitte niimoodi, et... Niimoodi, et toidu maitsalt ka tunda oleks. No ikka normaalselt, noh. On vahepeal ju kuskil näiteks Aasia restoranides, kus on need 3 tšillimärki. No sa ei tunne enam toidu maitsalt, sa lihtsalt põlad suus. No jah, ja siis öeldakse, aga see on ju nii hea, et ma naudin täiega. Mida sa naudid, kui sa midagi muud ei tunne seal? Nii, siis ma panen soola natuke siia. Ja pipart ka. Vaata kui hea. Niimoodi võiks kogu aeg kodus süüa teha, on ju? Ma arvan, et mul ongi vaja lihtsalt endale kodukokka. Mina võin juhendada, mida ma süüa parasjagu tahan. Et sa oled see, kes annab teada, et jah, siis seda ja seda ja seda. Ma tunnen nagu krevetipasta. Nii, ja siis me tõstame krevetid ära ja me kindlasti mitte niimoodi, et nad üksteise peal oleks. Miks? Miks? Ei, no ma küsin sinu käest. Et nad ei läheks... Et nad... Nii, pane edasi. Oota.
ma mõtlen korra läbi oma lause, et nad ei muutuks lödaks. Mis sul selle lödaga on? Mul on eesti keeles sõnavara täiega ära taandunud, et ma olen tegelikult ju venelane. No, aga palju sa Tartus vene keelt said rääkida? Väga palju, no mul on kogu perekond venelane ju. Ja mul lõpuks hakkas laps ka minuga vene keeles rääkima. Aga ma ütlen ausalt, et sinu nagu aktsendist pole üldse aru saada, et sa venelane oled. Sul ei ole üldse aktsenti. Ei ole. Ja nüüd Ellen juba teab, vaata kui hea lõhn siin on. Ta on nagu, tahaks süüa juba. Mul on kõht nii tühi selle lõhna peale juba. No jumal tänatud, et tühi on, sellepärast, et siis saab vähemalt süüa. Siis mahuvad kõik need krevetid. Siis saab normaalselt süüa. Nii. Ja siis segame korraks maitseainetega veel läbi. Nii. Väga hea. Issand, kui mu ilusad krevetid. Ma olen nii uhke. Nii uhke, nagu esimest korda teeks. Ja, ma üritasin. Ma andsin endast. No sa andsid ka panuse kogu valmistamisprotsessile, on ju? Ja, ma püüdsin. Nii, ma panen nüüd need siia. Oih. Ära kõik. Oota, aga meil ei jutt pooleli, et miks siis krevette ei tohi panna üksteise peale? Jah. No nii, ma ootan vastust. Ma ei, no lähevad võib-olla need mingid äkki aurud või nii, ma ei tea. No sa oled suht lähedal, et kui sa küpsetad neid niimoodi, siis lihtsalt lõpuks nad küpsevad edasi üksteise peal lihtsalt. Just, ja siis lähevad liiga kummiseks. Jah, just, et küpsevad üle. Nii, aga nüüd meil on siin mõnus siuke krõbedik vaata põhja tekkinud, kui sa nüüd näed. On, seda tahaks hullult kastmesse panna. See jääbki sellesse samasse kogu sibula peale ja sellest saabki meie kastme põhi, et sellepärast ma teengi kõik ühe potiga, et oleks võimalikult palju maitset, et krevett ju eriti see röstitud osa annab väga mõnusa mereanni maitse, vaata, ilma et ma tegelikult siia nii-öelda mingit puljongit või midagi peaksin lisama. Ma panen natukene veel õli juurde. Sa võid küüslaugu meil sisse panna. Nii. Ja nüüd sa tunned seda mõnusat lõhna juba. Täiega. Nii, väga hästi. Nagu venelased ütlevad nii et paltšik ja bliisus. Ma ei oska üldse vene keelt. No võt, ma õpetan sulle täna. No räägi. Sina õpetad mulle süüa tegema, mina õpetan sulle vene keelt. Aga mis see tähendab siis? Paltšik ja bliisus tähendab, et... Suur? Ei. Ma tean, et bolšoi on suur. Paltšiki on näpud. Et nii hea on lausa, et tahaks oma näpud ka puhtaks enam-vähem limpsida. No usu mind, seda sa tahad. No nii, cheers. Nii, kastme teine osa. Raske südamega vaatan küll. Ma olen kunagi kasutanud veini toidu tegemisel. Ma olen viskit kasutanud koore kastme tegemisel. See oli ainus... Ma vist olen ka. Hakkas keema. Nii, nüüd võid tõsta kirstomatid sisse. Kas mahub? Mahub küll. Ja läks. Mis siin enam on? Nii. Ja nüüd me küpsetame neid või nii kaua, kuni see vein ära aurustub ja mille järgi sa saad aru tegelikult, et või nagu mille järgi sa kodus võiksid vaadata, et sa teaksid, et vein on aurustunud. Vein on kindlasti siis aurustunud, kui kirstomatid hakkavad vaikselt niimoodi laiali vajuma. Et siis ta moodustab selle kastme ja tegelikult, sa ei pea tegelikult kodus üldse tähelepanu pöörama sellele, sellepärast, et selleks ajaks on nagu nii alkohol aurustunud. Et ta hakkab nagu nii kiiresti aurustuma, et sellepärast meil ongi siin nagu veinipokaal kõrval, et seda kompenseerida, mis meil seal potis ära aurustub. Tõesti hea vein. Võta taldrikult petersell. Taldrikult. Eta taldrik. Ma ei tea, kuidas taldrik vene keeles on. Tarjelka. Päriselt või? Väga sarnik. Väga sarnik ja väga sarnane. Jaa. Nii. Ja siis võid lihtsalt lasta ta nagu selliseks roughly chopped. Jälle, kuidas sa ütled roughly chopped eesti keeles? Rahv. Oota, ma pean mõtlema nüüd, kuidas seda öelda.
Rahv on nagu siuke nagu Karm. Nagu karmilt hakituna või? ei, aga kuidas sa ütleksid eesti keeles seda? Ma ei teagi. Nagu inglise keeles, vaata, see kõlab nii hästi. Me oleme enne ka sellest rääkinud, aga nagu palun öelge mulle ka, et ma teaksin nagu videodes, kuidas nagu edasi rääkida, et kuidas see on nagu roughly job teie jaoks eesti keeles. Et nagu ma ei ütle ju karmilt hakitud või suurelt hakitud või... Nii on okei. Jah, nii on okei. Nii, väga hea. Ja näed, nüüd sa näed, et kirstomatid... Ei, ära veel pane. Kirstomatid hakkavad vaikselt laiali valguma. Nii, ja siis meil pasta vesi rahulikult keeb. Me paneme pasta veele soola ka. Ja kui soolane peaks pasta vesi olema? Piisavalt. Väga. Üsnagi. Otsusta ära nüüd. No tegelikult ta ju ikkagi võiks olla pigem soolasem. Jah, sellepärast, et pasta tegelikult enam ise pärast soola enam sisse iima peale küpsetamist. Aga ma olen alati leidnud, et kõige parem on öelda, et meresoolane. Meri on soolane. Okei, Vahemeremaades on natuke soolasem. Eestis on siuke vetikasem pigem. No, kuule ikka on vesi kurku läinud ju, kui sa ujumas käid. Ma ei ole Eestis meres mitte kordagi ujumas käinud. Okei. Ma olen ju ikkagi Tartust. Jah, teil ei ole merd ju. Meil on Emajõgi. Ma ei ole Emajões kunagi ujumas käinud. Mina olen. Usu mind, sa ei taha, et see vesi sulle suhu saab. Okei, that was enough. Ei, ma mõtlen maitse poolest. Issand. Nii, pasta. Meie pasta on siin rahulikult natuke kuivanud. Ma tõstan selle natuke eemale. Ja nüüd, mis me teeme, kogu see pasta, mis siin on, me tõstame ta lihtsalt kastme sisse. Nii oddly satisfying. Oddly. Aga nüüd ongi see, et kuna meil see pasta läheb kõik siia sisse, meil ei ole teda väga palju, et kui sul oleks nagu väga palju, siis sa peaksid natuke neid portsjoneid eraldama oma vahel. Et pasta vesi ei tohiks ka liialt palju temperatuuri tohiks siis langeda. Mis on toorpasta puhul kõige parem? Et ta ei kee väga kaua. Just, ma ei viitsi oodata seda lihtsalt. Nii, ja mina võtan tavaliselt endale tangid ja ma tangidega segan nad läbi. Ja nüüd nad hakkavad siin rahulikult keema. Kas sa paned õli ka vee sisse või mitte? Ma olen kuulnud, osad panevad. Kusjuures see on mega tegelikult vale arusaam. Et öeldakse, et jaa, pane pasta vette õli, et tegelikult, et siis ei kleepu, ja just, et ei kleepu kokku. Tegelikult see ei ole üldse sellega seotud. Et ütleme näiteks niimoodi, et mis tegelikult pastat kokku kleebib, on see, kui ta on kuum ja ta on omavahel koos. Et tegelikult sa võid ta ka, ütleme niimoodi, et kui sa loputad selle vee sealt ära, siis ta on ikka omavahel koos. Et see nagu selles mõttes midagi ei muuda. Näiteks, et mida mina teen, on see, et eriti kui ma pikka pastat kasutan, siis ma lasen ta lihtsalt otse kastmesse. Ja teine võimalus on see, et sa lihtsalt... Kas see jutt on ka tõsi, et kui sa keedad selle makaroni vedeliku ära, et siis natuke vedeliku pead sa panema sinna kastme sisse? See on minu loost juba kuskilt sul pärit. Ei ole, ma jälgin mingi pasta queen'i kuskil Instagramis. Aga mind... Siin ma jälgin ka, muidugi ma jälgisin siin juba aastaid, me juba rääkisime sellest. Kuskilt me teame teineteist, aga kus see jääb saladusega? No näed, oota, nüüd vaata vahepeal seda kastet. Vaata, kui tomatine see on ja värsked tomatid kõik. Ja nii mõnus. Aga mis me selle juustuga teeme? Juust läheb meil ka siia sisse, aga nüüd ongi see, et põhimõtteliselt, mis meil veel teha on see, et ma keeran kastme välja. Pasta keeb edasi. Nii. Ja nüüd pane petersel sisse. Nii, väga hea. Sulle petersel muidu maitseb või? Kusjuures mulle tegelikult petersel üldse ei maitse. Aga kui ta on õige toidu sees, siis ta on hea. No ütleme nii, et kui ta kartulisalati peal on nagu vaata see vana nõukogudeaegne serveerimisstiil, siis ma muidugi meeleldi ei söö seda kartulisalatiga. Aga niimoodi kastmeses on ikka hea. Ja no ma räägin, et see oleneb tegelikult nii, kuidas tehakse. Vaata, et kui ta ei sobi tegelikult sinna, siis ei ole teda mõtet sinna panna. Nii. Väga hea. Välja näevad juba. Need lõhnad lihtsalt koos selle kogu silmadega vahetavad. Issand jumal.
nii, väga hea. Nüüd ma segan korraks kastme läbi. Ja üldjuhul ma tegelikult isegi siia soolapipart enam ei pane, sest poti põhjas juba tegelikult krevettide praadimisest on soolapipart. Et me võime igaks juhuks maitsta, et kuidas meile tundub, mis meie kastmel vaja on, mis meil puudu on või mis meil juurde vaja on. Nii mõnusalt magus. Mida? Ei ole nii kuum. Ma juba ootan. Ma tegelikult natuke panen soola veel. Tibakene. Need on need finishing touches, noh. Nii, väga hea. Segame korraks läbi. Ja nüüd pasta. Oo, näed seda või? See on värske pasta. Kusjuures ma isegi ei tea, kas ma olen niimoodi värsket pastaks söönud. Ja see on veel munapasta, mitte mingi vee ja jahupasta. Nii et see on nagu eriti ja täna sind hellitatakse ära lihtsalt. Täna on niimoodi, et minu latt on väga laes nüüd toidu osas. Enam volti ja polti ei telli. Enam ei kõlba pasta, mis ei ole ise tehtud äsja munast. Nii, nüüd ma keeran tule välja. Ja nagu sa ütlesid, kogu vett ma ära ei vala. Sellepärast, et sa juba tead seda nippi, et pastavesi teeb selle kastme mõnusalt paksuks. Nii et see pasta läheb siia mõnusalt sisse. Väga hea. Nii, aga võta siis parmesan ja pane siia parmesani ka peale. Ja me segame selle nüüd viimase komponendina lihtsalt siia sisse. Segame kõik sisse. Ei, mitte kõik. Pane südametunnistuse järgi. Aga mida rohkem seda, ütle mulle stopp. No ma pane aitaks. Sellepärast, et see ei ole koorekaste, vaata. Kui oleks Nii, nüüd pane veel lisaks basiilik spinatsi ja sisse. Ei lõika seda, jah? Ei lõika, ei, tervena sisse. Just. Panen kõik ära. Väga hea. Ja issa, mis see lõhn. Appi ja see... Nagu Itaalias. Just, täpselt nagu Itaalias. Seda küll vajaks Itaaliasse minekut. Tahaks Itaaliasse Reigat praegu minna. Ma läheks sinna elama, ausalt. Kes meist ei tahaks? Nii, siis paneme krevetid siia sisse. Minu pensionipõlv hakkab mööduma Itaalias. Ja siis segame uuesti läbi. Oh my god. Issand see lõhn. Appi, ma ei suuda. Nüüd on ta meil ilusti tehtud. Paneme korraks kaane peale. Nonii. Ja siis saad koristama hakata. Jah, see on lemmik osa kokkamisest. No nii, aga nüüd on meil natuke saanud kaane all seista, et 2 minutit umbes siuke kaane all, siis ta aitab neid maitseid nagu paremini nii-öelda kast või nii-öelda kõik kokku nagu segada, on ju. Siivistada. Just. Nii, vein hakkab vaikselt otsa saama. Enne kui me jooma hakkame, siis enne kui me sööma hakkame, siis võtame natuke juua ka juurde. Nii. Väga hea. Sulle veel natukene. Aitäh. Palun. Üldjuhul restoranis vaata ei tohi lõppu valada, on ju? Ei tohi. Aga me ei ole restoranis. Nii, aga terviseks. Saame sööma hakata. Vaatame, mis meil siis välja tuli. Nii, kas sa tõstad endale ise või tõstan mina sulle? Tõsta sina mulle. Tõstan. Ja. Nüüd ma segan natuke ta veel siit läbi. Oh my god. Lõhna on juba tunda, on ju? Juba neelud käivad. Oo jaa. Nii. Noh, väga hea. Nii. Kaunis. Nii kaunis. Oih, ja siis minul lendab laiali, on ju. No prioriteedid on paigas. Prioriteedid on paigas. Naised saavad alati ilusama söögi, on ju. Ja nii peabki olema. Sellepärast, et naised on nagu nii ilusamad. Mehed kunagi ei küündi sellele tasemele. Me oleme need õrnad olemused. Õrnad, jaa. Jutt on sul hea. Mida, oleme ju
no vahepeal on teil ikka vikatid küll kuskil käe otsas. Meil oli eile ju naistepäev, see volbrüür. Sa mõtled seda nõiaööd või? Naistepäev oli. Nii, ja siis muidugi juustu peale. Absoluutselt. Ja seda ma lasen sul ise panna. Pane nii palju, kui süda ihaldab. Muidu sa pärast ütled jälle, et ei saa. Muidu ei olegi midagi muud. No nii, ma panen sulle ka. Pane mulle ka siis juba. No nii, väga hea. Ja oih. Ja siis kirsiks tordil oleks üks. Või 2. Järelikult üks kukkus. Kõik kukub maha lihtsalt. Nii. Väga hea. No nii. Ja sulle ka. Super. Nii. Ja Tisu, kas sa sööd lusika, kahvli, noa, millega sa sööd? Ma söön lusika ja kahvliga. Aga miks? Sellepärast, et ma nägin kuskil videos, et nii söön. Aga kusjuures tegelikult, kui sa proovid, kas on nii lihtsam või on lusikaga, tegelikult on lusikaga lihtsam ka, nagu seda pastat nagu ümber kahvli keerata. Nii, aga hea Tisu siis. Proovime, mis meil siin siis välja tuli, noh. Oih. Otsusta nüüd ära, kas on... Väga hea on. Super. Ja kui sa tahad, siis sa võid tegelikult siia natuke veel sidrunimahla ka panna. Et nii-öelda natuke veel võimsamaks neid maitseid saada. Aga noh, praegu minu jaoks isegi ei ole vaja seda. Ei, super hea. Ja chillit on ka tunda mõnusalt. Nagu täpselt parajalt. No vaata, chilliga ongi see, et igaüks paneb enda maitse järgi. Vaata, kui sa tunnedki, et on liiga terav. Ei ole. No vot. Aga nüüd sa tead, kuidas kodus teha, tegelikult mega lihtne ju. Teed järgi. Pasta ka. 100%. Toorpasta ka. Toorpastat ei tee. Seda peab kuskilt sinu juurest läbi käima. Mina pean kõike tegema alati, on ju. Rauno, ma tulen korra läbi. Teeme koos, palun, või tähendab, tee mulle. No nii, nagu tavaliselt, on ju. Nagu tavaliselt. Okei, aga me siis sööme siin edasi ja cheers! Cheers! Väga tore oli, Ellen, et sa mulle külla tulid ja... Tähed sa kutsusid. Ja saame jälle veel kord süüa teha, on ju, ja... Ja süüa. Ja muidugi. Ja loodame, et teie ka siis teete järgi ja teeme uuesti süüa, on ju. Tavaiks! Tšau! Tšau!